Tere kõigile, mina olen Kadrin Randpuu ja meil on täna infoseminar tarkvara kasutusele võtmise või liidestamise toetuse osas. Ma ütlen alustuseks paar sissejuhatavat sõna korraldusliku poole pealt ja siis annan oma sõna edasi. Kõigepealt, et me salvestame seda webinari ja hiljem lisame selle webinari ka meie kodulehele. Ja teine oluline info on see, et palun jooksvalt kõik küsimused chatti, kus me siis ka jooksvalt vastame. Küsimustele vastab siis meie Totemani Kavepill. Aga Pärja, ma annan sulle sõna. Ja tere, mina olen Pärja Pärg. Mina kahjuks täna oma pilti jagada ei saa siin tehniliste viperuste tõttu, aga näitan teile siis mõningaid slaide ja täna räägime siis tarkvara kasutusele võtmise ja liidestamise toetusest, mis on siis meie sellise suurema määruse esimene avanenud toetusvoor. Ja kõigepealt siis kõige olulisemast, et miks me seda üldse teeme. Eesti ettevõtted ja eriti väiksed ja mikroettevõtted on oma digitaliseerituse tasemelt siis uuringute järgi jäävad nad siis alla Euroopa Liidu keskmise. See madal automatiseeritus, nagu me teame, piirab tootlikkuse kasvu, ta ikkagi avaldab suurt mõju konkurentsivõimele, see käsitöö, igasugune andmesisestus, mitu korda andmete sisestamine, sinna ikkagi, kui meil on seal ikkagi selline inimliides vahel, kipub tulema sisse palju vigu, see suurendab kulusi, käsitöö on kallis ja ka halduskoormust. Ja nüüd needsamad reaalaja majanduse lahendused ja igasugused digitaliseerimised on meie jaoks siis ja ka ettevõtete jaoks siis võimalus teha oma tööd kiiremini, turvalisemalt, vähem vigu, vähem kordusi. Ja see ongi see peamine põhjus, miks me seda digitaliseerimist väga riigi poolt ka toetame. Ehk et peamine eesmärk nendel toetusmeetmetel on ikkagi tootlikkuse kasv. Ja kui muidu RTE lahendused olid võib-olla sellised innovaatilised nice to have asjad ettevõtetes, siis tänapäeval on ikkagi, me oleme jõudnud punkti, kus me julgeme väita, et RTE lahendused on juba selline vältimatus, ehk et nad on saanud väga normaalseks osaks meie tööst ja ilma nendeta on üpris keeruline konkurentsis püsida. Nüüd rääkides kogu siis selle määrusega ja digitaliseerimisega seotud toetustest üleüldse, siis meil jagunevad need toetused 4 erinevasse vooru. Ehk siis esimene ja millest me ka täna räägime, ettevõtja vajadustele vastav äritarkvara kasutuselevõtt, siis on meil lisaks veel äriprotsesside koostalitlusvõimeline digitaliseerimine, olemasoleva või uudse äritarkvara arendus, mis omakorda jaguneb 2, seal on meil andmepõhise aruandluse lahendused ja siis ilma selleta äritarkvara arendused ja ka andmemajanduse kasutusjuhtude väljatöötamine. Täna siis keskendume ettevõtja vajadustele vastava äritarkvara kasutuselevõtule. Ja ma hästi kiirelt ka räägin sellest, et mis meie mõte nagu selle toetuse väljatöötamisel oli. Ehk et me ootame taotlema siiski väikeseid mikroettevõtteid ja ka keskmise suurusega ettevõtteid, kes teevad siis nüüd esimesi samme digitaliseerimise teel või kes on leidnud, et neil oleks nende sellisest suurest edust on puudu just see üks väike lüli, ehk mingi üks konkreetne tarkvara või liidestuse jupp. Ootame ettevõtted, kelle äriprotsessid on täna veel osaliselt manuaalsed või liiga killustunud, kes vajavad raamatupidamise, müügilao, tootmise või mingit kliendihaldustarkvara, ettevõtted, kes soovivad siis oma olemasolevaid süsteeme liidestada, alustada üldse digitaliseerimisega
Ja siis eesmärk ongi aidata ettevõttel kiiresti, väga väikse riskiga ja väga lihtsalt kasutusel võtta esimesed äriprotsessi toetavad äritarkvarad. Ja siis sellised nagu näited võib-olla lihtsalt inspiratsiooniks, et siin all me olemegi pidanud silmas siis rohkem näiteks raamatupidamise ja finantsvaldkonnas pilvepõhiseid raamatupidamistarkvarasid, e-arvete saatmise vastuvõtmise lahendused, mis küll selle toetusmeetme puhul e-arved on ka nagu selline kohustuslik element, et need peavad olema siis kas ettevõttel juba kasutusel või selle toetuse käigus siis e-arved peaksid kasutusele võetud saama. Aga ka näiteks pangaliidese loomine raamatupidamissüsteemiga, et sellised väga lihtsad liidestused. Müügis ja kliendihalduses ma oskan näiteks tuua siin näiteks CRM-süsteemi kasutuselevõtt, kliendibaasi digitaliseerimine, arvete automatiseerimine. Siis lao ja tootmise halduse puhul igasugused lao haldustarkvara kasutuselevõtud, lao ja müügisüsteemi liidestamised, tootmistellimuste digitaalne haldus, kõik sellised väiksemad liidestused ka ettevõtte sees, mis ei ole väga kulukad, et saaks jälgida nii müüki kui lao seisu. Ja siis tööprotsesside digitaliseerimine, projekti haldustarkvara kasutuselevõtt näiteks, dokumentide haldamissüsteemid, tööülesannete ja protsesside automatiseerimine. Aga ka teised sellised tarkvara apiliidestused, XD või muu andmevahetuse liidestused ja erinevate tarkvarade andmete sünkroniseerimine. Need olid siis kiirelt minu poolt selline ülevaade sellest, miks me seda teeme, mis meie eesmärk on ja ka selliseid võib-olla inspireerivamaid näiteid, mida me oleme silmas pidanud selle toetusmeetme väljatöötamisel. Minu poolt on sellega kõik. Kui kellelgi on kohe küsimusi, võin vastata või liigume edasi, Kadrin, sinu natuke täpsema esitlusega. Ja liigume edasi, küsimused on siis chatis ja mina siis räägiksin sellest räägiksin toetuse tingimustest lähemalt, räägin taotlemisest ja aruandlusest. Et slaidil on meil siin toodud siis ka need mõned eesmärgid veel ja kasutusele läinud lühendist RTE, mida meie ka ise kasutame ja mis on meil ka veebis kasutusel. Ja siin on ka väike siis vihje, mida see siis tähendab, see on real-time economy, et need on nüüd taust kogu sellele toetusele ja veel väga oluline taust, mida ma alati mainin iga toetuse puhul, on see, et tegemist on avaliku rahaga, mis tähendab seda, et iga toetuse tingimuste väljatöötamisel peame arvestama väga paljude õigusaktidega, kui on Euroopa rahaga, mis tulevad ja otse kohalduvad Euroopa Komisjoni määrused, aga kindlasti ka ühissätete määrus, ühendmäärus, vähese tähtsusega abimäärus, mis on siis sellele toetuse puhul väga olulised. Ja kõige tähtsam on siis slaidi ees toodud siis määrus või tingimused, mis määravad, kuidas me seda toetust saame jagada. Ja infoks siis see, et chatis kohe alguses on ka Ave jagas, on meil olemas siis koduleht, kus on viited kõikidele nendele teemadele, millest ma täna ka räägin. Oluline on iga toetuse kontekstis ka need terminid, mida me kasutame ja antud juhul siis tahaks täpsemalt rõhutada siis diginõustaja, kes on siis projektis kohustuslik kaasata. Siin on tingimused tema kogemusele, siis olema vahetult 4 eelneva aastal siis 3 sarnast kogemust.
siis oluline mõiste selle toetuse kontekstis on tarkvara. See on protseduuride ja sellega seotud dokumentatsioon ning andmete kogum, tarkvara liidestamine, mitme kasutatava tarkvaraprogrammi vahel ühenduse loomine andmete lõimimiseks. Kellele on toetus mõeldud? Toetus on mõeldud Eestis äriregistris registreeritud äriühingutele. Et nagu Pärja ütles, et disainimisel või me kujutame ette, et see sobiks pigem väiksematele ettevõtetele, aga samas ei ole keelatud ka suurettevõtted. Oluline tingimus on siin ainult see, et 2 eelneva äriregistrile esitatud majandusaasta keskmine müügitulu ületab 50 000 eurot. Et see on siis majandusaasta äriregistrile esitatud majandusaasta alusel. Oluline teadmine on ka see, et see konkreetne toetus on vähese tähtsusega abi, mis on võib-olla isegi natuke nagu mõtteline abi. See tähendab seda, et on otsustatud, et kuni 300 000 eurot toetust taotleja kohta viimase 3 aasta jooksul on selline summa, mis ei mõjuta riikide vahelist konkurentsi. Selle üle peetakse arvet rahandusabi, riigihanked ja riigiabi registris, mis on siis avalikult kättesaadav. Link on ka slaidil olemas. Ja mõeldud on siis kõikvõimalikke toetusi, mida siis ettevõtte, riigi poolt antud toetusi, mida siis ettevõtte on võimalik saada või ettevõtte on saanud ja siis läbi selle registri, kuhu siis kõik abiandjad oma andmed kannavad, on siis võimalik jälgida seda 300 000 euro täitumist. Kes ei saa toetust, et kui projekti tegevusala on põllumajandus, metsamajandus, kalapüük, tubakatoodete tootmine, hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, kivi- ja pruunsöö kaevandamine, toornafta ja maagaasi tootmine ja nii edasi, et need täpsemad viited on olemas ja need põhinevad siis EMTAK-i registril. Mida saab teha? Et sellest toetusest saab siis kasutusele võtta uut äritarkvara, nii nagu ka Pärja eelnevalt rääkis. Saab täiendada ja arendada olemasolevat tarkvara, saab liidestuda ja saab kasutada diginõustaja teenust. Ja selleks, et seda toetust saada, selleks on olemas ka kohustuslikud tingimused, millest üks on see, et taotleja või juhatuse liige või tema töötaja on läbinud ettevõtte digitaliseerimise koolituse. Link on slaididel, link on ka meie kodulehe sellele koolitusele. Ja kui sinna sellele lingile minna, siis seal avaneb selline pilt täpselt, mis on siin slaidil. Ja lisaks tuleb ennast sisse logida, seal on logimise link ka, ja alustada selle koolituse täitmist. Ja koolituse lõppedes tuleb läbida siis kõik testid ja koolituse lõppedes saate tõendi, et olete selle koolituse läbinud ja see tõend on üks siis taotlemise lisadokumentidest. Lisaks on tingimus, et taotleja on e-kasutaja ja seda siis juba kas taotluse esitamisel või võtab siis endale kohustuse, et kui ta projekti lõpetab, et ta võtab e-arve kasutusele. Ja tingimus on ka see, et projekti kaasatakse diginõustaja ning projekti lõpptulemus on dokumenteeritud. Nii. Millised kulud on siis abikõlblikud? Et abikõlblikud on diginõustaja kulu ja see saab olla kuni 50% kogu projekti toetussummast. See on hästi oluline märge siin. Tarkvara ostmise või litsentsitasu ja tarkvara liidestamise arenduskulud. Mitte abikõlblikud kulud on käibemaks,
olemasoleva tarkvara versiooni uuenduskulud ja kindlasti ei saa osta ka riistvara. Toetuse suurus ja toetuse määr. Toetus saab olla minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 5000 eurot. Ja toetusmäär on siis 50% abikõlblikest kuludest. Ja oma finantseeringu hulka ei tohi arvestada siis riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu teiste fondide või toetuste summasid. Projektiperiood saab olla kuni 18 kuud. Mõjuvatel põhjustel saab seda ka pikendada. Kõige varasem alguskuupäev on üldjuhul taotluse esitamise kuupäev, kuid siin on ka väike erand, et kui te kaasate diginõustaja teenust, mis on mõistlik ja olete seda kaasanud juba teda enne taotluse esitamist, siis kuni 3 kuud enne taotluse esitamist on abikõlblik siis ka diginõustaja kulu. Sellisel juhul projektiperiood saab olla varasem. Taotluse sisu ja lisad. Ma ei tea, kui paljud teil eile osalesid, oli Tallinna Tehnikaülikoolis ka samateemaline infopäev ja seal üks ettevõtja väga kenasti rääkis toetustest. Aga ta tõi ka välja sellise asja, et selle tihtipeale on toetuste esitamine liiga keeruline ja mõned ei julge seetõttu üldse esitada ja mõned ei saa ka seetõttu üldse toetust. Mistõttu siis minu järgmised slaidid tegin ma natukene detailsemalt ja ka ekraanipiltidega, et ma loodan, et mitte kellelgi ei jää seetõttu toetust taotlemata, et selle taotluse esitamine tundub liiga keeruline. Aga lähme siis edasi. Et nagu siis eelnevalt siis ma nagu ütlesin, et taotluse tuleb lisada siis see digitaliseerimise koolituse tõend ja olen seda koolitust ka ise läbinud, et võtke selle jaoks aega, et see päris 1 tunni teema ei ole. Tuleb lisada kindlasti ka diginõustamise teenuse ja tarkvara hinnapakkumised. Sulgudes oleme pannud, et kui see hinnapakkumine on üle 20 000 euro, siis tuleb lisada ka võrreldav pakkumine. Tõenäoliselt sellised juhtu väga palju ei ole, aga lihtsalt teadmiseks. Et kui ta jääb alla 20 000 euro, et siis on vaja ainult üks pakkumine. Ja hinnapakkumistes peavad olema siis eristatavad tegevused, diginõustaja teenus, tarkvara ost või liidestamine. Ehk siis sealt peab olema võimalik välja lugeda eraldi diginõustaja ja tarkvara ost või liidestamine. Ja hinnapakkumistes oleks vaja kajastada ka tööde tegemiste ajakava, teenuse maht ja hind. Lisaks on meil vaja saada, et esitate diginõustaja kogemuse vorm, sest diginõustajale on kindlad eeldused ja see vorm on üks taotluse lisadokumentidest ja see on leitav taotluse juurest. Lisaks on vaja esitada taotleja bilanss kasumiaruanne taotlemisel eelnenud kvartali lõpu seisuga. Ja kui taotlust ei esita siis allkirja õiguslik isik, vaid esitab keegi muu, siis on vaja selle isiku volikirja. Ja kui taotleja kuulub kontserni, siis on vaja kontserni skeem, mis on meil ka olemas vastava näidisena taotlusvormile lisatud. Taotlusi sai alustada, taotluste vastumõtt on avatud 4. märtsist ehk siis eilsest. Eelarve maht on 1 miljon eurot ja kiirus ei ole oluline. Taotlusi võtame vastu jooksvalt, niikaua kui eelarve täitub. Taotlusi saab esitada siis e-toetuse keskkonnas. Siin on link, ka kodulehele link, kuidas sinna saab. Ja kindlasti paljud on teist esitanud, aga ma arvan, et meil on ka päris palju uusi taotlejaid. Et siis mõned pildid sellest, kuidas see ka reaalselt välja näeb.
E-toetuse keskkond on üleriigiline keskkond, mida kasutavad ka teised rakendusüksused, mistõttu ta võib tunduda natukene kohmakas aga samas kindlasti on kõik tehtav. Ja kui te sinna sisenete, siis avaneb teile vaade, et alustada uut taotlust ja siis tuleks valida õige taotlusvoor. Tarkvara kasutusele võtmise või liidestamise toetus ja alustategi selle taotlusvormi täitmist. Annate projektile nime, valite taotleja tüübi ja lehekülgedel liikumisel vajutate all olevat siis nuppu salvesta ja jätka. Toetus seal e-toetuse keskkonnas näeb siis vorm välja, ta koosneb erinevatest lehekülgedest, taotleja, üldandmed, sisu, näitajad, tegevused, eelarve, rahastajad, riigiabi ja esitamine. Ja tahaks kindlasti rõhutada, et iga välja juures on selline sinine küsimärk. Sinna alla oleme kirjutanud abiinfo, et mida oodatakse või mida te peaksite tegema või millist infot teile tahetakse. Et see on selline abiinfo ja ma väga julgustan seda vaatama ja seda kasutama. Nii. Ma jätsin vahele üldandmed ja sisu lehekülje, et seal lihtsalt tuleb nagu täita seda, mida me küsime. Ja räägiks natukene leheküljest nagu näitajad. Et kui ma siin enne rõhutasin, et seda kasutatakse nagu erinevate rakendusüksuste ja erinevate toetuste puhul, siis näitajate lehekülg on tegelikult võib-olla natukene keeruline. Selles taotluse puhul on siis näitajad sellised nagu toetatavad ettevõtjad ja selle oleme teile eeltäitnud ära. Seal on algväärtus 0 ja sihtväärtus 1. See toetatav ettevõte on see ettevõte ehk siis teie, kes te asute taotlema. Ja nii ongi. Ja seal selle tabeli all ääres on toetatavad ettevõtjad, toetusega toetavad ettevõtjad. See on täpselt samamoodi, algväärtus on 0 ja sihtväärtus on 1. Ja nüüd on punases kastis toodud, need nullidele on siis tõmmatud punane kast ümber. Ja need on siis sellised näitajad, et kui teie olete näiteks taotleja on siis mikroettevõte, siis ta märgib sinna algväärtus 0 ja sihtväärtus 1. Ja kõik muud osad, väike, keskmine, suured, see temale ei kohaldu, sest see info käib tema enda kohta. Sellisel juhul tulebki sinna märki, jäävadki nii nagu nad on, algväärtus 0, sihtväärtus 0. Aga kui siis taotleja on näiteks väikeettevõte, siis mikroettevõte jääb siis täitmata, on siis algväärtus 0, sihtväärtus 0. Ja väikese ettevõtte puhul siis, kui taotleja on väikeettevõte, siis see sihtväärtus 1. Ja siis on selline näitaja nagu see meetme tegevuse ülene näitaja, ehk siis kui taotleja on vähese või keskmise suurusega ettevõte, siis ta märgib sinna enda kohta 1 ja kui ta on näiteks mikroettevõte või suurettevõte, siis see jääb 0. Et see info on olemas ka nende siniste küsimärkide taga, aga võib-olla on vajalik siin nagu selgitada. Siis on sellised näitajad, mis on kohustuslikud ja mida me peame rakendama. Et on siis Eesti 2035 aluspõhimõtete ja sihtidega seotud ja selles loetelus siis peab valima vähemalt ühe näitaja, ehk siis see projekt peab panustama vähemalt ühte näitajasse, kas siis jah või ei. Ja kui ükskõik millise valiku te teete, kas siis jah või ei, seal avaneb lahter ja tuleb kirjutada paari lausega, kui jah, et kuidas ta siis sellesse panustab ja kui ei, siis täpsustada, et projekt ei panusta näitajasse, piisab siis sellest ühest lausest.
Siis on järgmine taotlusvormi osa, mida tuleb täita, on tegevused. Ja ka siin oleme me eelseadistanud selle, et tegevusi siis ise ei ole vaja midagi lisada ega kirjutada ja tegelikult on siin ainult 2 tegevust. On siis diginõustaja teenus kuni 50% siis summast ja tarkvara kasutusele võtmine või liidestamine. Et rohkem palun ärge ise enam midagi lisage. Et see on hilisemalt seesama jaotus liigub ka siis eelarvelehele, et muudab selle eelarve lihtsalt liiga keeruliseks. Ja siia tuleb siis märkida planeeritud algus ja planeeritud lõpp, et soovitav on siis panna see projekti algus ja projekti lõpp, et siin nagu midagi muud erilist keerulist ei tohiks olla. Siis on eelarveleht. Eelarvelehel tuleb siis jälgida seda, et on olemas projekti kogumaksumus ja on abikõlblik summa, abikõlblik kulu ja sellest abikõlblikus kulus siis on 50% toetuse määr. Ehk siin näidisena on siis toodud, et kui kogumaksumus on 10 000, toetusmäär on siis 50%, siis toetuse summa on 5000 eurot. Ja oma finantseeringu summa on 5000 eurot. Et kindlasti siin igal taotlejal on need on oma eelarve, aga võib-olla näidisena on siis selline lihtne. Ja allpool siis tuleb siis märkida siis seal eelarves diginõustaja toetuse kulu või kogusumma ja tarkvara kasutusele võtmise või liidestamise summa. Ja kuidas siis toimub hindamine ja otsustamine, et siin toetuses ei ole hindamiskomisjoni, et kogu selle info põhjal, mis te olete taotlusvormi meile kirjutanud, me küsime seal taotlusvormis ka selliseid sisulisi asju, et mida te kavatsete teha ja kuidas te kavatsete teha ja lisaks vaatame siis neid väljundnäitajad, et kas need on täidetud, on ju. Hindame projekti põhjendatust ja kulutõhusust, hinnapakkumiste järgi näiteks kulutõhusust, on ju. Ja kui me oleme kogu selle info kätte saanud, siis me saame teha vastavushindamise ja öelda, et teie projekt kas vastab või ei vasta tingimustele. Ja kui midagi jääb meil selles etapis, projekti menetlemise etapis näiteks me ei saa vastuseid küsimustele või midagi on ebatäpne või midagi on puudu, siis me saadame tagasi taotluse täiendamiseks, et päris sellepärast nagu toetus ei jää kindlasti saamata, et unustasite või te ei teadnud midagi, mingit dokumenti juurde panna, et täiendamise võimalus on olemas. Ja kogu see menetlus võtab meil aega kuni 10 tööpäeva, aga siia ei lähe arvesse siis see aeg, kui taotlus on tagasi saadetud täiendamiseks. Et kui see vajadus tekib, siis see menetlusaeg pikeneb selle aja võrra. Ja kui kõik tingimused vastab ja me leiame, et me saame toetust maksta, siis tuleb hakata ka tegutsema ja projekti ellu viima ja toetusega siis kaasnevad ka kohustused, on teavituskohustus, et toetussaaja oma veebilehel avaldab siis logo on siin olemas, on olemas ka link ja juhend, kuidas neid asju kõiki on õige kasutada, on lingid logode failidele, et see teavitamine on oluline. Kindlasti tuleks siis projekt ellu viia, nii nagu on kavandatud ja kui tekib mingisuguseid küsimusi või probleeme projekti elluviimise käigus, siis teil on kindlasti olemas sealsamas e-toetuses kontaktkoordinaator, kelle poole saab alati siis pöörduda ja küsida, kui tekib ootamatusi või mingeid küsimusi.
ja kui kõik on tehtud, siis toetus makstakse välja kindlasummalise maksena. Ehk siis seda, et kui te olete kõik tegevused ära teinud, teil on olemas uus tarkvara, siis esitate aruande, lõpparuande. Seal siis te kirjeldate seda, mida te olete teinud, mis teil ettevõttes siis muutus. Võimalusel oleks hea, kui paneksite näiteks ka mõne ekraanipildi juurde sinna aruandele, et kuidas see tarkvara, mida ta teil toimetab. Ja kui see aruanne on kinnitatud, siis kindlasummalise maksena laekub toetus teie arvele. Aga eeldus on siis see, et kõik on tehtud nii nagu vaja, nii nagu te lubasite, nii nagu planeerisite ja aruandega on siis meie poolt kinnitatud. Et osaliselt tulemusi saavutada ei saa, et kas kõik või mitte midagi. Ja aruanne siis esitatakse 45 päeva jooksul pärast projekti lõppu. Ja nii nagu ma siis kirjeldasin, et seal siis tekivad teil võimalused ja ka kohustus siis kirjeldada seda, mida te teinud olete ja mis teil ettevõttes siis on muutunud või juhtunud. Ja aruandemenetluse tähtaeg on 20 tööpäeva ja siis saab ka kinnitada. Ja veel siis üle rõhutas siis kindlasummalise makse teema, et kindlasummaline makse tähendab tegelikult seda, et te kulu- ja maksedokumente esitama ei pea. Et see kindlasti lihtsustab toetuse kasutamist. Ja kokkuvõttes info ja viited on meie kodulehel, et sealt leiab viited toetuse määrusele, sealt leiab viited näidistele, milline see taotlusvorm välja näeb, kuigi seda saab ka vaadata e-toetuses ja e-toetuses saab taotlusvormi täitmist alustada ja hiljem liituda siis erinevate lehekülgede vahel. Taotlusvormi saab täita ka mitme inimese poolt, tuleb lihtsalt lisada need kontaktidesse sinna. Kodulehele leiab ka tänase esitluse slaidid ja salvestuse ja kui vajadus on, siis tekitame sinna ka korduvate küsimuste veeru. Taotlemine on e-toetuses ja kontaktid on siis meil klienditeenindus@teis.ee ja telefoninumber ka. Et nemad oskavad teid aidata ja vajadusel nad siis küsivad nõu ka majasiseselt. Nii, aga kas on meil tekkinud küsimusi? Ma vaatan, mis chatis toimub. Küsimusi tundub, et ei ole. Et oleme veel siin mõned minutid, vajadusel ka pikemalt, sest me planeerisime infopäeva tunniajaseks. Et oleme siin, et vastata teie küsimustele ja kindlasti siis, kui need küsimused tekivad ka hiljem, siis pöörduge kindlasti meie klienditeeninduse poole. Aitäh! Ja nüüd tuli küsimus, kui ettevõtte lehte ega Facebooki, kus toetuse kohta kirjutada, et jah, aga midagi ikkagi ettevõttel on olemas. Et kas või ruumid on ju, kus ta tegutseb. Et mingi teine sotsiaalmeediakanal näiteks.
see teavituse osa on siiski nagu oluline, et peab nagu mõtlema, kuhu seda teavituse siis lisada. Kontoris sobib, kontoriruumis ja siis teete meile pildi ja panete aruande juurde. Ja kui panna kontorisse selline näiteks plakat, siis selle plakati generaator on olemas link meie kodulehelt, et see on hästi lihtne teha on seal, et panete andmed sisse ta ise nagu õiges formaadis ja õiges suuruses ja õigete värvidega genereerib selle plakati, mida saab siis kasutada. Julgustan siis tõesti võtma ühendust kõikide küsimustega meiega, et me kindlasti aitame ja püüame abi leida ja ka projekti keskel, et kui tekivad probleemid, et me kindlasti oleme lahendustele orienteeritud. Aga lõpetame siis tänase webinari ära ja aitäh osalemast. Diginõustajaid meil pakkuda ei ole, aga kui te näiteks lähete sinna sellele koolitusele, siis seal on päris esimeses koolituses on seal päris kenasti räägitud, kust leiab diginõustajaid ja mida võiks ja peaks diginõustaja tegema. Et seal on päris häid ideid. Ja veel küsimusi? Aga siis lõpetame tänaseks ära ja ootame teid tagasi järgmist toetuste infopäevad, mida me avame siis ka märtsikuu jooksul. Toimub 26. märtsil webinari vormis samamoodi algusega kell 2. Ja siis me räägime teistest taotlusvoorudest ja tingimustest, mis erinevad tänasest taotlusvoorust, on natuke keerukamad, aga summad on ka suuremad. Aitäh kõigile!